Kas sina tead, mis maailmas toimub? Meie teame. Ja anname sulle ka teada. Saade Ninatark teadlikele lastele. Tere lapsed! Täna räägime natukene spordist. Miks on golfipallidel nii palju mõlke? Juba 1457. aastal löödi kepiga väikseid ümmargusi palle üle rohelise muru. Tookord olid golfipallid veel siledad ja suutsid lennata vaid neljandiku praeguste pallide lennukaugusest. Mängijad märkasid, et vanad ja kulunud pallid lendavad hoopis paremini. Nii hakatigi tootma palle, millel on väikesed süvendid. Need määravad palli lennutrajektoori ja lennukauguse, sest õhutakistust vähendades suudavad nad vähendada tuule rõhku isegi kuni 50%. Kuna mängu jooksul on golfimängijatel vaja nii madalaid kui ka kõrgeid lennutrajektore, on pallide pealispinnal eri asetusega erinevaid süvendeid. Kas jalgpallurid teenivad suuri summasid üksnes palli taga ajades? Kui esmapilgul võib arvata, et jalgpallur teenib suurt palka ainult ümmargust palli taga ajades, siis see on eksitav. Loomulikult tasutakse palluri treeningtunnid ja mängus antud panus, kuid hoopis suurema sissetuleku võivad jalgpallurid teenida reklaamiga. Kui üks mängija või tema meeskond on eriti hea, siis tekib neil ka palju fänne ja see äratab reklaamitööstuse huvi. 2006. aasta maailmameistri võistlustel olid mõned tootjad valmis maksma 30-sekundilise telereklaami eest koguni 300 000 eurot. Edukate jalgpalliklubide reklaamitulud on kõike muud kui tagasihoidlikud. Kes sööstavad mägedest alla kiirrongist kiiremini? Ülikiired rongid võivad kihutada rohkem kui 200 kilomeetrit tunnis, aga seda suudavad ka sööstlaskujad ja lumelaudurid. Sööstlaskujad on kiiruse nimekirjas lausa tipus. Maailma rekord on peaaegu 250 kilomeetrit tunnis. Täna kuulsite natukene spordist. Homme ootavad teid juba teised põnevad teemad ja teadmised. Kas sina tead, mis maailmas toimub? Meie teame. Ja anname sulle ka teada. Saade Ninatark teadlikele lastele.